Tere hommikut, ilusat hingamispäeva teile. Loen roomlaste 12 algusest. Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast, tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Ja kellel võimalik, kummardame palvele. Ja taevase, me ikka täname, et me täna siin oleme. Aita meid siis sellel pühitsuse teel, millesse varem või hiljem me peame jõudma, et me ei muganduks ja ei läheks vooluga kaasa, vaid ikka pühitseksime ennast ja laseksime seda ikka sinu vaimul teha. Ole meiega siin täna, ole teiste inimestega ja õnnista meid kõiki tänasel päeval. Jeesuse nimel, aamen. Ja nüüd võime laulda ja valime laulu number 5, vene keeles 243. Laul number 5 ja vene keeles 243.
Palun kogudusel istet võtta. Ja nüüd on teadete aeg, et üleval on Mervi piiblitunni järjekordne osa ja vaatluse all on siis Markuse 16. peatükk ja Uue Testamendi käsikirjad. Piiblitundi saab vaadata adventlehekülje pealt. Siis täna on hingamispäeva kooli avatud uste päev ning ka eespalvekalendris kutsutakse üles palvetama hingamispäeva kooli ja piibli uurimise edendamise pärast. Siis veebijutuses kõneleb seekord Ele Kulp. Jutlust saab vaadata adventlehekülje pealt. Siis Rajaleidjate juht Jaanus-Janari Kogermann on ette võtnud arutada pulkadeks Rajaleidjate tõotus. Kui Rajaleidjate päeva puhul kuulsime, mida tähendab Jumala armu läbi, siis nüüd liigume edasi ja vaatame, mida tähendab Jumala armu läbi, tahan olla puhas. Video on vaadatav adventlehekülje pealt videokaustas. Oktoobris alustab koguduste liikmetele suunatud PREP-programm koolitusisadele. See on siis õppeprotsess, mis annab suhteoskusi, tõstab eneseteadlikkust, käsitleb emotsioone, soodustab teadlikke valikuid. Et kes on siis sellest huvitatud, siis koolitus toimub 27.10 kuni 29.10 Tallinnas. Ja kellel on huvi, siis saab lisainfot. Siis novembri kuma toimub 24. kuni 26. novembril Simisalu loodusmajas. Nädalavahetusel on peakõnelejaks isikutöö juht Patrick Johnson divisionist. Osalejate arv on piiratud, 40 inimest maksimaalselt. Ja siis räägitakse sellistel teemadel, nagu kuidas teistele tunnistada Jumalast ja koos piiblit uurida, kuidas läheneda ja suhelda eri vajadustega inimestega ning kuidas ise pidevalt õppida ja kasvada usus. Osalustasu 30 €. Ja teadetega on kõik. Väike teade veel. Tere hommikust, kallid õed ja vennad. Meie 7. päeva adventistide koguduse Eesti Liidult on tulnud ringkiri ja pealkiri on siis muudatused pastorite tööpiirkondade korralduses. Vene keeles on ka nii, et ei pea. Nii, armsad vennad ja õed Kristuses. Pühapäeval 17. septembril käesoleval aastal toimus liidu nõukogu koosolek, kus muuhulgas kinnitati muudatused pastorite tööpiirkondade korralduses. Käesoleva kirjaga soovime kõiki meie kogudusi tulevastest muudatustest teavitada. Muudatused tulenevad meie liidus tekkinud vajadustest. Liidu nõukogu kinnitas järgmised muudatused tööpiirkondade korralduses. Töö praeguste koguduste juures lõpeb 30. septembril 2023 ning algab uues koguduses 1. novembril 2023. Andres Ploompuu lõpetab Pärnu koguduses ja alustab tööd Tartu, Põltsamaa ja Jõgeva koguduse pastorina. Ele Kulp lõpetab Tartu ja Türi koguduses ja alustab Võru ja Valga koguduste pastorina. Priit Keel lõpetab Põltsamaa koguduses, jätkab Viljandi koguduses pastorina ja alustab Türi ja Rapla koguduste pastorina. Aleksandr Klamostinov jätkab Jõhvi ja Narva koguduste pastorina. Toivo Kaasik lõpetab Jõgeva koguduses, jätkab Rakvere koguduse pastorina ja alustab Elva koguduse pastorina. Marge Randlepp lõpetab Haapsalu koguduses,
jätkab Keila koguduse pastorina ja alustab pastorina rahvusvahelise grupi juures. Ivo Käsk jätkab Kompassi koguduse pastor Kootsina. Krõõt Lõbus jätkab Kompassi koguduse piiblitöölisena. Virve Toom jätkab Kuressaare koguduse pastorina ning alustab Pärnu ja Haapsalu koguduse pastorina. Olavi Laur lõpetab Rapla koguduses, jätkab Tallinna esimeses koguduses ja alustab Valgu väike koguduse pastorina. David Nõmmik lõpetab Valga, Võru ja Elva koguduses ja alustab Tallinna kesklinna venekeelse koguduse pastorina. Aleksandr Tsugai lõpetab Tallinna kesklinna venekeelses koguduses, jätkab Pärli koguduse rajajana. Oktoobrikuu on mõeldud üleminekuks ja kolimiseks uude piirkonda ja iga pastor vastutab oma endise piirkonna eest. Seoses töö ümberkorraldamisega tegi liidu nõukogu otsuse lõpetada tööleping Vadim Skripiga alates 30. november 2023. Liidu osakondade juhid. Uued juhid alustavad 1. novembril 2023. Krõõt Lõbus lõpetab noortetöö juhi ülesanded ja alustab kirjastuse juhi ja tervisetöö juhina. Ivo Käsk alustab noortetöö juhina. Jaanus Janari Kogermann jätkab rajaleidjate askeldajate töö juhina. Aleksandr Tsugai jätkab missiooni evangeeliumi töö juhina. Aiki Pärna jätkab lastetöö juhina. Aiki töökoormus on 25%. Marge Randlepp alustab peretöö juhina. David Nõmmik on pastorite ühenduse kontaktisik. Kaile Tuvi jätkab infosekretäri ja stuudiotöö koordinaatori tööd. Kaile töökoormus on 75%. Veronika Peekman jätkab Meie Aja peatoimetajana. Veronika töökoormus on 60%. Liidu juhatus jätkab hingamispäevakooli ja isikliku teenistuse töö ning kommunikatsioonitöö osakondade juhi otsimist. Alates 18. septembrist on Krõõt Lõbus tööharu juhina ka nõukogu liige. Adcomi ehk siis laiendatud juhatus täiendavateks liikmeteks alates 18. september 2023 on Krõõt Lõbus ja Kaile Tuvi. Adcomi liikmetena jätkavad David Nõmmik, Jaanus Janari Kogermann ja Aleksandr Tsugai. Soovime kõigile osapooltele head ja ladusat koostööd ning rikkalikult Jumala õnnistusi lugupidamisega liidu juhatus. Aitäh! Ja nüüd kutsume ette kõik lapsi, et on laste jutuaeg. Tere hommikut, lapsed, ja tere hommikut kõik suured ja väikesed. Täna on mul ees õigus üle hulga aja siin jagada laste juttu. See tuli nii ootamatult, aga sama ootamatult meenus ka mulle üks lugu, mis olla juhtunud ammusel ajal. Aga ma ei tea, kui ammusel muidugi, aga meie mõistes ikka jupp aega tagasi. See lugu räägib huntidest. See lugu juhtus ühes maapiirkonnas, kus ühes talumajas elas üks pere, kus oli ka 2 last kasvamas, noored, kes käisid koolis, Meelis ja Merik, ja 2 noort
kuskil 90-aastased sellised võisid olla. Ja kord juhtus niimoodi, et nad läksid külla ühele sõbrale, oli ilus pühapäevane päev ja nende tee oli päris paar kilomeetrit, aga sealt tuli ühest metsast läbi minna, niisugune paras tihe mets oli ja seal oli kuuldavasti ka hunte liikumas. Aga nemad ei kartnud seda, sest et nad olid elanud seal juba ju sündimisest peale. Ja siis nad läksidki, veetsid sõprade juures ilusa õhtupooliku ja kui nad hakkasid tagasi tulema, siis avastasid, et juba hakkas ämaraks minema. Kas see on sügisene aeg nagu praegu. Sügis on juba alanud meil täna mõned minutid tagasi, nii et siia vahele öelda ka ilusat sügist kõigile. Aga lugu läheb edasi niimoodi, et nad hakkasid siis pimeduses tagasi tulema sealt. Ja kõnnivad, äkki kuulevad hundi ulgumist. Kohe niisugune pikk ja võimas läbilõikav hundi ulgumine oli. Poiss ja tüdruk, Meelis ja Merike jäid seisma. Mõtlesid, et mis nüüd saab, et kas ta tuleb välja äkki, kas tuleb meil kallale või mis nüüd juhtub. Siis mõtlesid, et lähme edasi, et enne ka kuuldud sellist asja võib-olla. Natuke aega hiljem siis kostis see hääl, see hundi hääl juba ligemalt, tükimaad ligemalt. See ajas juba hirmunahka rohkem. Ja mõtlesid, mida teha. Jooksu ei julgenud ka panna. Ja siis Meelis ütles, et aga palvetame, et nad olid usklike vanemate lapsed, usklik perekond oli see. Ja neile tuli meelde üks kirjakoht piiblist ka, kuna nad käisid ju lastetundides ja piiblit olid õppinud, mis ütleb, et palvetage lakkamata. See tuli neile meelde. See on 1. Thessalonika 5:17 piiblis. Aga mõtles, kuidas me palvetame lakkamatult, et aga polnud sellele nagu tähelepanu pööranud, aga nüüd selles olukorras oli see kulus marjaks ära, et neil oli hea seda praktiliselt kasutada ja nad siis palvetasid nii, nagu nende mõte ja mõistus lubas. Lähevad edasi, no mitte midagi ei aidanud ja äkki nad siis näevad üks paar helendavaid silmi kuskil põõsaste vahel umbes 20 meetri kaugusel. Mõtlesid, et nüüd vist juhtub midagi väga paha. Palusid, jäid seisma ja palvetasid. Ja hetk oli vaikust, ei juhtunud midagi. Ja siis see, kes oli nende silmade omanik, see loom, äkki tuli nende poole hirmsa jooksuga ja tuli nende juurde. Ja siis selgus väga suur üllatus selle hirmu lõpuks, et see ei olnudki hunt, vaid oli hoopis nende naabrimehe suur koer. Ja süda läks muidugi kergeks ja siis nad kõndisid koos kodu poole. Nii et hirmul on suured silmad ikkagi alati ja loo mõte on ka tegelikult selles, et nad palvetasid ja see andis lastele rahu südamesse. Nad ei sattunud paanikasse ega ei teinud mingeid rumalaid otsuseid. Nad jäid seisma ja palvetasid. Nii et igasuguseid olukordi võib elus ette tulla. Aitäh teile ja minge kohtadele, palun. Mängime nüüd ühe loo Jumala austuseks ja kiituseks. Sellel on ka meloodial on ka sõnad, meie laulikus ei ole, aga see
põhimõtteliselt on pealkirjastatud nii, et ma eluveeallikal jahutan end. Aga siis mõtleme võib-olla eluveeallika peale, mõtiskleme ja saame kuulda. Aamen. Täna on meil eesõigus anda edasi ka õnnesoovid. Ja need õnnesoovid on armsale õele Valentiinale. Armas õde Valentiina, Jumala paemal käel tugevust, erilist jumalikku lähedust ja rohkeid õnnistusi eeloleval aastal. Viljandi adventkogudus. Et ole julge ja vahva, edasi teel taevakodu poole. Ja nüüd on annetuste aeg ja annetused lähevad kohalikule kogudusele, koguvad Emily ja Helen.
tere, hea kogudus! Eesti tänupalveteks ei ole meil täna siia mitte midagi jõudnud, kuid põhjust tänada ja paluda on küll ja küll. Juba tänasest teenistusest, mis siiamaani jõudnud on, olen mõned punktid välja noppinud, mille pärast võiksime Jumalaga rääkida. Kõigepealt annetused, mis on meie kohalikule kogudusele, mis on mitte ainult raha, vaid üks näide sellest, kuidas Jumal meie eest hoolt kannab ja koguduse töö eest ka hoolt kannab. Siis eestpalvekalender. Kas keegi pani tähele seda, mille pärast me täna palvetame üle Eesti ühiselt? Hingamispäeva kool ja piibli uurimise edendamine. Hingamispäeva kool on üks osa sellest koguduse tööst ja teenistusest, mis on nii tavaline. Ma arvan, et ei ole koguduse liiget, kes kujutaks ette meie jumalateenistust ilma hingamispäeva koolita. See lihtsalt on üks oluline ja eluline osa. Kuid nii mõnigi kord võib juhtuda seda, et see, mis on nii tavaline, jääb palves tähelepanuta. Nii et täna võime me eriliselt tänada Jumalat selle hea plaani eest, kuidas moodi kasvatada kogudust ja kõiki meid läbi hingamispäeva kooli. Võime tänada Issanda tõde Valentina eest ja paluda erilisi õnnistusi talle ka järgnevateks päevadeks. Märkatu seda, et täna on mõningaid selliseid, võib-olla väikeseid poolikuid perekondi. Madis hiilis sealt taganttoast välja ja Aikit ei näe. Ja Allan on üksi siin ilma Annemaite. Ja põhjus on selles, et täna või sel nädalavahetusel on päris mitmed naised üle Eesti kogunenud kokkusaamisele, mis on mõeldud ainult neile. Ja me võime tänada Jumalat selle eest, et tema on kindlasti seal nende keskel ja paluda selle eest, et tema eriliselt meie kalleid naisi õnnistaks. Hoolimata sellest, kas nad on seal või siin meie keskel. Minul isiklikult on hea meel Erichit üle Hulgaaja kirikus näha. Ja ma arvan, et me võime täna eriliselt Jumalat tänada selle tervenemise ime eest ja paluda jätkuva tervendava käe eest. Õnnetused on üks osa meie siinse maailma, siinse patuse ja kurja maailma igapäevaelust. Kuid see, mida Jumal teeb, on alati suurem kui ükski saatana välja mõeldud ja ette söödetud häda. Siis meil Eerikuga oli sel nädalal üks väike sõit Serbiasse, kus me rääkisime kohalikele juhtidele meie adventkoguduse siseveebist. Ja hea traditsiooni kohaselt palus sealse liidu peasekretär tervitada seda kogudust, kust me siis oleme, nii et tervitused Serbiast. Ja ma arvan, et me võime neid ka täna palves meeles pidada, mis sest, et nad on kaugel ja me nendega igapäevaselt või isegi võib-olla mitte kunagi kokku ei puutu. Siis täna on kvartali eelviimane hingamispäev.
see tähendab seda, et järgmisel hingamispäeval paneme me kokku 13. hingamispäeva annetuse. Ja seekordne 13. hingamispäeva annetus läheb osaliselt siis meie divisjoni erinevate projektide jaoks. Meil on seal 2 projekti ja üks neist on siin päris meie lähedal. Nimelt Läti adventkogudus on välja valitud selleks, et nemad saaksid alustada siis uue koguduse hoone ja mõjukeskuse rajamist Riia linnas Daugava vasakpoolsel kaldal. Kui täna on suurem osa Läti koguduse tööst kogunenud parempoolsele kaldale ja vasakpoolsel kaldal on mõned üksikud pisikesed kogudused, mis kogunevad erinevatel üüripindadel, siis selle projekti ja selle kava kohaselt võiks ka vasakpoolsel kaldal olla midagi sellist, mis jõuaks kohalike inimesteni ja aitaks kogudustel seal siis ka paremini koos käia. Ja meie saame järgmisel hingamispäeval oma osa sinna projektiga panustada. Ja viimaks see pisikene teade või veel üks väike teade, mis puudutas siis koguduste teenimist ja tööd meie Eesti adventkoguduses tervikuna. Meil on eesõigus palvetada täna nii pastorite kui pastoriperede eest. Nende elus on suuremaid või väikeseid muudatusi ees. Saame paluda koguduste eest. Meil siin Viljandis on eesõigus jätkata oma senise pastoriga, kuid igal juhul võime paluda kõikide koguduste igakülgse kasvu eest. Mitte ainult numbrilise kasvu eest, kuid selle pärast ka. Aga kindlasti ka vaimuliku kasvu eest. Sest issanda tulek on lähedal ja mitte miski muu ei mõjuta minu isiklikku saatust, isiklikku tulevikku, kui minu suhe temaga ja minu hea vaimulik tervis. Ja see kehtib teie kohta ka. Seepärast kutsun teid nüüd tõusma selleks, et üheskoos palvetada. Issand Jeesus Kristus, sina näed kõiki neid palveteemasid, mis on täna jagatud, esile kerkinud ja mis on meie südametes. Jumal, meil ei ole vaja neid korrata, sest sina tead neid. Kuid me tahame paluda sinu õnnistust kõikide nende teemade üle. Palume, et sina oleks ligi meile kõigile. Nii siin Eestimaal, siin Viljandis kui kaugemalgi. Jumal, me täname, et sina oled suur, et sina oled kutsunud meid oma kogudusse ja et sina meid igal päeval kasvatad endale lähemale ja
läbi erinevate juhtimiste ja õnnistuste. Paned meie südamesse soovi olla koos sinuga igavesti. Seepärast palume kõik need palveteemad sinu kätte, et neist võiks kasvada välja õnnistus meie kõikide jaoks. Tänu, kiitus, et kuuled meid ja meie palveid ja oled jätkuvalt meie ligi. Et puhastad meid, et kasvatad meid ja tuled ühel päeval meile kõigile järele. Amen. Nii, tere siis teile kõigile ja Jumala õnnistust kogu päevaks igale ühele meist. Jeesus, niisiis Johannese 4. peatükk, on Jeesus ja Samaaria naine. Kui nüüd issand sai teada, et variserid olid kuulnud, et Jeesus rohkem jüngreid tegevat ja ristivat kui Johannes, ehk küll Jeesus ise ei ristinud, vaid tema jüngrid, siis ta lahkus Juudeast ja läks Galileasse. Aga tal tuli Samaariast läbi minna. Siis ta tuli Samaaria linna, mida hüütakse Suhhariks, põllu lähedale, mille Jaakob oli andnud oma lähedale või pojale Joosepile. Seal oli Jaakobi allikas. Väsinuna tee käimisest istus siis Jeesus maha allika ääre. Oli arvatava 6. tund. Siis tuleb Samaariast naine vett ammutama. Jeesus ütleb talle, anna mulle juua. Ent tema jüngrid olid läinud linna toidust ostma. Siis ütleb Samaaria naine temale, kuidas sina, olles juut, küsid juua minult, kes olen Samaaria naine? Sest juudid ei lepi kokku samaarlastega. Jeesus vastas ning ütles talle, kui sa teaksid Jumala andi ja kes see on, kes sinule ütleb, anna mulle juua, siis sa paluksid teda ja ta annaks sinule elavat vett. Naine ütleb temale, issand, sul ei ole ämbrit ja kaev on sügav, kust sa siis saad selle elava vee? Kas sina oled suurem kui meie isa Jaakob, kes meile andis selle kaevu ja jõi sealt ise, samuti ta pojad ja ta loiused. Jeesus vastas ning ütles temale, igaüks, kes seda vett joob, see januneb jälle, aga kes iganes joob seda vett, mida mina temale annan, see ei janune igavesti mitte, vaid see vesi, mida mina temale annan, saab tema sees veeallikaks, mis voolab igavesse ellu. Naine ütles temale, issand, anna mulle seda vett, et ma ei januneks ega oleks mul vaja siia tulla vett ammutama. Jeesus ütles talle, mine kutsu oma mees ja tule siis. Naine vastas ning ütles, minul ei ole meest. Jeesus ütles temale, sina ütled õigesti, mul ei ole meest, sest 5 meest on sul olnud ja kes sul nüüd on, ei ole mitte sinu mees. Seda sa oled õigesti ütelnud. Naine ütleb temale, issand, ma näen, et sa oled prohvet. Meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel ja teie ütlete, et Jeruusalemmas olevat paik, kust tuleb kummardada. Jeesus ütles talle, naine, usu mind,
et tund tuleb, mil te ei kummarda isa ei sellel mäel ega Jeruusalemmas. Teie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest õndsus tuleb juutidelt. Aga tund tuleb ja on nüüd, et tõeliselt kummardajad kummardavad isa vaimus ja tões, sest isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, need peavad vaimus ja tões teda kummardama. Naine ütles temale, ma tean, et Messias tuleb, keda nimetatakse Kristuseks. Kui see tuleb, siis ta kuulutab meile kõik. Jeesus ütleb talle, mina, kes sinuga räägin, olen see. Ja seepeale tulid tema jüngrid ja imestasid, et ta naisega kõneles. Siiski keegi ei ütelnud, mis sa küsid või mis sa räägid temaga. Siis naine jättis oma veekannu sinna ja läks linna ning ütles inimestele, tulge vaadake inimest, kes mulle on ütelnud kõik, mis ma olen teinud. Kas see ei ole Kristus? Nad väljusid linnast ja tulid tema juurde. Vaheajal palusid jüngrid teda ning ütlesid, rabi, söö. Aga tema ütles neile, minul on süüa rooga, millest teie ei tea. Siis ütlesid jüngrid isekeskis, kas ehk keegi on temale süüa toonud? Jeesus ütleb neile, minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mind on läkitanud ja lõpetan tema töö. Eks te ise ütle, et on veel 4 kuud ja siis tuleb lõikus. Vaata, ma ütlen teile, tõstke oma silmad üles ja vaadake põlde, et need on valged lõikuseks. Ja nüüd saab lõikaja palka ja kogub vilja igaveseks eluks, et nii hästi külvaja kui lõikaja ühtlasi saaksid rõõmutseda. Sest siin on sõna tõsi. Üks on, kes külvab ja teine, kes lõikab. Mina olen teid läkitanud lõikama seda, mille kallal teie pole vaeva näinud. Teised on vaeva näinud ja teie olete tulnud nende vaevavilja lõikama. Aga palju samaarlasi sellest linnast uskus temasse naise kõne tõttu, kes tunnistas. Tema ütles mulle kõik, mis ma olen teinud. Kui nüüd samaarlased tulid tema juurde, palusid nad teda jääda nende juurde ja ta viibis seal 2 päeva ja veel palju rohkem samaarlasi hakkas uskuma tema sõna tõttu. Nad ütlesid naisele, me ei usu mitte enam sinu kõne pärast, sest me ise oleme kuulnud ja teame, et tema on tõesti maailma õnnistegija. Jeesus teeb terveks kuninga ametniku poja. Aga 2 päeva pärast tuli ta sealt ära Galileasse. Sest Jeesus ise tunnistas, et prohvetist ei peeta lugu ta omal isamaal. Kui ta nüüd oli tulnud Galileasse, võtsid galilealased tema vastu, sest nad olid näinud kõike seda, mis ta oli teinud Jeruusalemmas suurel pühal, sest ka nemad olid käinud neil pühil. Siis tuli Jeesus jälle Galilea Kaanasse, kus ta oli teinud vee viinaks ja seal oli üks kuninga ametnik, kelle poeg oli haige Kapernaumas. Kui see sai kuulda, et Jeesus on tulnud Juudeast Galileasse, läks ta tema juurde ja palus teda, et ta tuleks ja teeks terveks tema poja, sest see oli suremas. Siis Jeesus ütles talle, kui te ei näe tunnustähti ega imetegusid, siis te ei usu. Kuninga ametnik ütles temale, issand, tule alla, enne kui mu laps sureb. Jeesus ütles talle, mine, su poeg elab. Ja inimene uskus sõna, mis Jeesus talle ütles ja läks. Aga kui ta alles oli minemas, tulid ta sulased talle vastu ja kuulasid ning ütlesid,
et ta poeg elab. Siis ta kuulas neil tundi, mil ta oli hakanud toibuma. Nad ütlesid siis talle, eile 7. tunnil lahkus temast palavik. Siis isa märkas, et see oli sündinud samal tunnil, mil Jeesus oli talle ütelnud, su poeg elab. Ja tema uskus samuti kõik ta pere. Selle teise tunnustähe tegi Jeesus, kui ta Juudeast oli tulnud Galileasse. Aamen. Ja nüüd võime jälle laulda ja valime laulu number 161, vene keeles 24. 161 ja vene keeles 24. Palun kogudusel istet võtta. Ja nüüd võime kuulata sõna. Ja mina kuulen ilusti.
tere hommikust! Mina olen ka õnnistatud rahupäeva jahedast, kuid päiksepaisteliselt Inglismaalt, kus päevasooja hetkel alla 10 kraadi. Möödunud nädal oli vihmane ja ka päeval jäi soojakraade alla 20. Sügis on aeg, kui pastoreid uutesse tööpiirkondadesse määratakse. Minu omaaegne teekond oli Rapla ja Türi poolt Viljandisse. Pastor Priit Keel liigub Viljandist Türi ja Rapla suunas. Jumal õnnistusi talle ka. Viljandi kogudus on alati oma karjase eest hästi hoolitsenud ja olge rohkelt Jumala poolt õnnistatud. Aitäh teile. Tundub, et suur suvi on möödas ja saame rohkem osa sügise vaiksest saabumisest. Sügise saabumine tähendab rohkem värve looduses, kiireid aegu põllumehele, kooliaega lastele ja noortele ja pikemaid õhtuid kõigile. Rohkem aega suvel tehtu üle järelmõtlemiseks ja soovitatavalt ka rohkem aega piibli uurimisele ja Jumalale. Täna tahaks jagada midagi, mis on teema järelmõtlemiseks pikkade sügisõhtute jaoks. Palju aastaid tagasi ühes piiblitunnis kuulsin arutelu piibliteksti üle, mis on siiani hästi meeles. See oli üks selliseid momente, kus osalejad hakkasid kaasa rääkima ja kaasa arutama. Tookord otsustati, et see teema vajab uurimist ja järgmisel kokkusaamisel seda ka tehti. Piiblitunni teemaks oli, kuidas vastu võtta külalistena ingleid. Piiblis on kirjatekst, mis just seda teemat puudutab. See on kirja pandud Hebrea kirjas 13. peatükis ja 2. salmis. Hebrea 13 ja 2. Ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi on mõned iseenda teadmata vastu võtnud külalistena inglid. Ellen White on mitmes oma kirjas rõhutanud, et inglid on osalised meie koguduse teenistusel ja saadavad meid meie elus. Kuidas aga olla valmis, et vastu võtta inglit, kes ei ole nähtamatu teenija, vaid nähtav käega katsutav isik? Piiblit lugedes leiame, et inimeste kontaktid inglitega ei olegi nii haruldased, kui algselt tundub. Ainult mõned nimed sellest pikast reast. Abraham, Lott, Gideon, Mooses, Daniel, Johannes, Joosep, Maarja ja paljud teised kohtusid taevaste olenditega. Abraham ja Lott näitasid üles külalislahkust enda meelest inimeste suhtes, kes hiljem osutusid Jumala saadikuteks, sõnumitoojateks, ingliteks. Abraham sai sel viisil teada oma poja sünnist ja Lott päästeti Soodomast. Jumal kasutab teatud hetkel oma ingleid, et oma tahe teatavaks teha või ka selle tahte täide viimiseks. Inglid on olnud sõnumitoojad inimeste ja Jumala vahel, taevased saadikud, kel on oma kindel ülesanne. Kuid jäägu see teema mõne teise jutluse jaoks. Miks Paulus annab oma kirja lugejale sellise nõuande? Läheme ajas tagasi. Peale Jeesuse taevasi minemist hakkas kristlaskond kasvama. Kuid mitte kõik tolleaegses ühiskonnas ei olnud uue valguse saabumisest huvitatud. Ristikoguduse algaastatel kiusasid kristlasi taga peaaegu kõik. Juudid, kes vihkasid neid kui juutlusest lahkunud uut sekti, milline ei austa vanemate traditsioone ja ei täida toora kombeid ja õpetusi.
paganate jaoks oli lihtsalt järjekordne uus sekt sadade samasuguste seas ja roomlaste jaoks tülikas liikumine, mis kõikjal levis, kuulutades üles tõusnud Jumalat. Jeesus ütleb Mattuse 25. peatükis 40. salmis, Mattuse 25:40, et kristlased hoidsid algselt kokku ja elasid Jeesuse sõnade järgi. Tekst ise on: tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Kristlased elasid lihtsalt elu ja kuulutasid võimalusel üles tõusnud Jeesust. Külalislahkus oli osa kristlaste suhtlemisest. Kui keegi kusagilt tuli, võeti teda vastu nagu oma pereliiget. Hebrea kiri oli pühendatud neile, kes olid liitunud kristlaskonnaga, kuid omasid juudi tausta. Hebrea kiri on selgitav, õpetav ja nõustav juudi taustaga isikule, kes teeb oma esimesi samme kristluses. Ja 13. peatükk on Pauluse kirja kokkuvõte tema sõnumist Hebrea päritolu kristlasele. Seda võiks kokku võtta ka nii, et väljendage oma usku ja selle vilju, elades ja käies usus koos Jeesusega. Ja me teame Hebrea kirja esimesest salmist, Hebrea 11:1, et usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus sellest, mida ei nähta. See on oma lootuse asetamine Jeesusele. Paulusel oli oma isiklik kogemus Jeesusega ja ta usaldas seda täielikult. Ometigi levisid koguduses teatud eelarvamused erineva taustaga kristlaste vahel. Interneti eelsel ajastul vahetasid nii juudid kui kristlased sünagoogide ja muude kogunemiskohtade vahel kirjarulle, mida siis hingamispäeval üksteisele ette loeti. Tuletage meelde veel, et siin ei olnud see aeg, kus Uus Testament oli juba kaanonina kirja pandud. Uut testamenti ei olnud, olid mõned üksikud Pauluse kirjad, mida saadeti ustavate kulleritega sihtkohta. Sama kehtis ka teiste nii apostlite kui ka muude Vana Testamendi tekstide kohta. Kirjarulli kopeerimine oli kallis ja aeganõudev tegevus. Ja kuigi mõnes suuremates kohtades võis olla täiesti korralik raamatukogu, milles sisaldusid ka pühakirja teksti koopiad, siis kristlaskonna apostlikud kirjad olid esialgu haruldased. Nii võis olla, et mõnigi sellise tiheda liikluse tee ääres olev liige võis hakata tundma väsimus, kui tema kodu hakkas muutuma teatud mõttes teeliste peatuspaigaks. Peetrus kirjeldab sama probleemi oma esimeses kirjas 4. peatükis, kus ta 8.–14. salmini loetleb ette selliseid häid soovitusi tolleaegsetele kristlastele. Ma tooksin siit mõne välja. Alates 8. ütleb: üle kõige olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest armastus katab kinni pattude hulga. Olge üksteise vastu külalislahked ilma nurisemata. Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse harmu head majapidajad. Kui keegi räägib, siis rääkigu ta nagu Jumala sõnul. Kui keegi teenib, siis teenigu ta selle jõuga, mille Jumal annab, nõnda, et Jumal saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse kaudu. Ja rõõmustage, nagu te oleksite Kristuse kannatuste osalised ja võite rõõmuga hõisata ka tema kirkuse ilmumisel. Õndsad olete, kui te teotatakse Kristuse nime pärast, sest siis hingab teie peal kirkuse vaim, Jumala vaim. Olge üksteise vastu külalislahked ilma nurisemata. Olge teie omavaheline armastus püsiv. Teenige igaüks teisi selle andega, mille ta on Jumalalt saanud. Selline on Peetruse sõnum. Ja see on ka teatud mõttes ilus tunnistus ja kirjeldus kogudusest. Ja ka siin öeldakse, olge üksteise vastu külalislahked ilma nurisemata. Külalislahkuse anniga inimestele soovitatakse, kasutage oma andi. Ärge nurisege selle pärast, mis Jumal on teile andnud. Paulus Rooma kirjas roomlastele 12. peatükis ütleb, et
olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses ja püsivad palves. Ta soovib, et inimesed oleksid innukad ja vaimult tulised, et nad aitaksid üksteist, oleksid külalislahked ja abivalmid. Vaimuanniga inimestele soovitatakse, et kasutage oma andi, ärge nurisege selle pärast, mida Jumal on teile andnud. Kogudus vajab erinevate andidega inimesi, seetõttu ei tohiks olla nurinat üksteise keskel, kelle töö või and on tähtsam. Aastad tagasi sai tehtud laevareis ehtsa 100-aastase aurikuga Printsi järvel Šveitsis. Loomulikult, kui aurik saabus ja saabumisel vilet andis, vaatasid reisijad üles, et leida, kes seda vilet annab. See oli kapten, kes uhkes üksinduses sillal seisis ja laeva juhtis. Kui laev lähemale jõudis, tulid madrused, kes kiiresti maabumissilla paigaldasid. Külalislahked reisisaatjad kontrollisid ja müüsid pileteid ja juba mõne minuti pärast jätkas aurik oma teed. Kui me laevas ringi vaatasime, panime tähele, et laev on sees puhas, hooldatud ja kenasti sisustatud. Märkasin, et mõned reisijad seisavad keset laeva olevat suurt ruumi ja pildistavad midagi. Laeva rohkem kui 100-aastane aurumasin, mis meid üle vete kandis, oli omaette vaatamisväärsus. Iga väiksemgi mutter, polt, seib, kang, hoob oli puhas, värvitud, õlitatud ja töötas täiuslikult. Me märkasime, et masinaruumis on mees, kes aeg-ajalt teatud kange liigutab. Ja siis me mõistsime, et kui kapten tahtis, et laev kiiremini sõidab, saatis ta masinaruumi signaali, mille peale masinist suurendas masina kiirust. Kui kapten tahtis laeva maabumissilla juures peatada või selle käiku aeglustada, peatas masinist laeva või aeglustas käiku. See oli täpne koostöö kahe mehe vahel. Kapten teadis, millal ta tahab laeva peatada, aga ta ei saanud seda ise teha. Ta pidi usaldama masinisti, kes tegelikult laeva peatas, teades, et ta teeb seda õigel ajal ja laev ei sõida maabumissillale otsa. Kogu see koostöö tegi laevareisi meeldivaks, sujuvaks ja turvaliseks elamuseks. Kapten teadis, kuidas laeva juhtida, masinist teadis, kuidas laevamasin töötas ja hoolitses selle eest, madrused teadsid, kuidas kiiresti maabumisramp paigaldada, kokk oskas valmistada maitsvaid roogasid reisijatele, kuid oleks kas või üks laevameeskonna osa töötanud halvasti, oleks kogu elamus olnud teine. Oma reisil panime tähtele, et šveitslased on uhked oma maa üle, kuid nad on uhked ka oma töö üle, oma ameti üle. Kapten teab, et madrused ja masinistid ei ole uhked oma ameti üle ja ei tee oma tööd väga hästi. Siis ei tule ka reisijad laevareisile ja kogu ühiskond kannatab, kuna ei ole turiste, ei ole reisijaid, ei ole ka sissetulekut. Me panime tähele, et rongijuht oli oma reisijatega lahke ja viisakas, sest ta tegi oma tööd hea meelega ja tal oli oma ametiau. Köisraudteeoperaator, kes turiste kõrgele mäetippu viis, oli ameti üle uhke ja kannatlik, kui mõni reisija kohe oma kohale ei saanud. Nii laevameeskond kui ka teised ametimehed ja naised tegid oma tööd mitte ainult hästi, vaid väga hästi, sest nad tegid seda mitte ainult palga pärast, vaid ka, et neile meeldis nende töö ja nende amet oli ühiskonna poolt väärtustatud ja tasutud. Me mõistsime, miks turistid ikka jälle tagasi tulid, sest neile pakuti mitte ainult kvaliteetset puhkust ja ilusaid vaateid, vaid neid väärtustati. Kogudus on nagu laevameeskond. Igal ühel on oma amet ja issanda jaoks on kõik meeskonna liikmed kallid ja väärtuslikud. Meeskonna koostöö on viljakas ja kasumlik. Sellepärast peame üksteist toetama ja väärtustama, nagu Jeesus väärtustab kogudust. Siiani me oleme rääkinud liikmetest, kuid millised omadused peaksid olema koguduse ülevaatajal? Tekst Tiituse esimeses peatükis, Tiituse kirja esimeses peatükis 7-9 salmin ütleb, et ta peab olema Jumala majapidajana laitmatu. Selline, kes ei ole ennast täis, kes ei ole äkiline, joomar, kakleja, liigkasuvõtja, vaid kes on külalislahke, head armastav, mõõdukas, õiglane,
vaga, kokkuhoidlik, kes peab kinni õpetuse sõnadest ustavast sõnast, nii et oleks suuteline nii hästi manitsema terve õpetuse varal kui ka ümber veenma vasturääkijaid. Keegi, kes on armastav, mõõdukas, külalislahke. Kuid kui seda teemat veidi laiendada, peaks külalislahkus olema ehk iga kristlase esindav omadus. On suur erinevus, eriti tänapäevasel ajal, kui keegi on kellegi vastu lahke ja ta leiab aega, et teise inimesega suhelda. Erinevates kultuurides on lahkusel erinevad väljendusvormid. Ma ei tahaks siin rääkida võib-olla maailmas olevatest äärmustest, kuid midagi, mida ma olen oma reisidel tähele pannud ja paljud rändurid on sama täheldanud. Kui ma Inglismaale tulin, olin üllatunud, et inimesed tunnevad huvi, kuidas mul läheb. Hiljem sain aru, et angloameerikalik suhtlemine baseerubki sellisel küsimusel ja küsijad suurt ei huvita, kuidas sul läheb, lihtsalt nii küsitakse. Ka vastus peaks olema standardne. Küsimusele, kuidas sul läheb, vastatakse läheb hästi, pole viga, võib vastata, et ei lähe hästi, kuid ei ole hea vastata, et läheb normaalselt, saame hakkama. Needsamad Ameerika ja Briti turistid aga kurdavad, et need eurooplased on täiesti külmad ja tundetud inimesed, sest keegi ei küsi, kuidas neil läheb. Ja ka juttu nende kommete kohaselt ei tehta. Ja nii ongi mõnedki hotelli- ja kämpingukohad pidajad Euroopa kuurortides paigutavad oma külalised päritolumaa kultuuritausta järgi. Angloameeriklased, germaanlased, skandinaavlased omaette eraldi, muu maailma kodanikud kuhugile vahele, et nad saaksid üksteisega oma kommete ja kultuuritausta kohaselt suhelda. Lahkus peaks olema loomulik, mitte kusagilt kopeeritud või kunstlik vastavalt kultuuri kontekstile. Samad probleemid võisid tabada ka algristi kogudust, kus juudi, rooma, kreeka ja teiste kultuuride keeletaustaga inimesed kokku said ning see pidid apostlid sellele teemale tähelepanu pöörama, sest erineva taustaga inimesed rikastasid kogudust ja tegid selle tugevaks, kuid võisid tekitada ka teatuid probleeme. Jah, tõsi see on, et taevariigis ID-kaarti ei küsita ja päritolu pole oluline. Oluline on, mis on südames ja millised motiivid meid tegutsema panevad. Hoolitsege üksteise eest. See on mitte ainult Uue Testamendi, vaid kogu Piibli läbiv teema. Hoolitsege samamoodi, nagu Jumal hoolitseb iga oma loodu eest. Nagu Jeesus ütles, tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud, kellele tahes mu pisimatest vendadest, seda te olete teinud mulle. Kuid tagasi peamise teema juurde, kuidas siis ingleid vastu võtta. Kahjuks me ei tea, kas me oleme juba mõne taevase olevusega oma elus kohtunud. Lot ka ei teadnud, kuniks ta Soodomast välja tuli. Abraham ei teadnud, kuni Iisak sündis. Võib-olla ka meid on Jumala sõnumi tooja juba aidanud, sest me oleme täna siin ja see on iseenesest märkimisväärne. Jumala riigi töö tegemine ei tähenda alati missionikoosoleku korraldamist, piiblitunni läbiviimist. See töö võib olla ka märkamatu ja täiesti tavaline. Mäletan kunagi, kui Tallinna koguduses oli õde, kes avas kiriku uksed enne teenistust ja lukustas need, kui viimane kirikuline oli lahkunud. Tema olemasolus saime teada, kui ühel reedel enne palvekoosolekut olid kiriku uksed lukus ja kellelgi polnud võtit, et neid avada. Ta oli puhkusele läinud ja sõitnud linnast ära oma sugulasi külastama ja see inimene, kes pidi uksed lahti tegema, jäi 10 minutit hiljaks. Ja, see võib olla keegi, kes kütab kiriku soojaks, koristab ruumid, paneb lilled vaasi, sest taevariiki saamiseks ei ole vaja saavutada teatud täiuslikkuse taset ega täita heategude normi, sinna saab vaid Jumala armust. Heateod on kristlase olemuse lahutamatu osa. Tagasi veel korra Pauluse teksti juurde Rooma 12.12. Olge rõõmsalt lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves. Täitke oma igapäeva ülesandeid ja tehke seda südamest. Siin ei räägita materiaalsest kindlustatusest, elus edasi minevast edukast kristlasest.
siin räägitakse edukast eneseväärikusega, rõõmsast, positiivse ellusuhtumisega isikust, kes ei raja paradiisi maa peale, vaid kes läheb igavikku, teades, et ta on olnud ustav Jeesuse järgi. Sõltumata sellest, mis elu toob, kristlane toimib oma sisemise veendumuse kohaselt, mis on aidata teisi, mis iganes probleemidest nad on, nagu neid on aidatud looja poolt. Väline seisund ei mõjuta sisemist veendumust ja motiveeritust. Abraham oli veendunud, et Jumal täidab oma tõotuseid. Tema elus oli palju kogemusi Jumalaga. Kuid ometigi tegid erinevad sündmused vahel tema uskumise raskeks. Esimese Moosese 17. peatüki 5. salmis nimetatakse Abraham üle Abrahamiks, sest ta saab paljude rahvaste isaks. Kuid tal ei olnud poegi, tal ei olnud lapsi. Kahjuks Jumala plaan pandi proovile, kui Abrahamile isak sünnib. Ometigi Abraham säilitab oma usu Jumalasse, teades, et ta on eksinud ja vead, mis on tehtud, ei lähe ära. Kuid nende tagajärgedega ei saa takistada Jumala plaani. Ta oli rõõmus lootuses, vastupidav viletsuses ja püsiv palves. Abraham teadis, et Jumal võib teha palju. Kord, kui ta oli Mamre tammikus, märkas ta võõraid mehi lähenemas. Esimese Moosese 18. peatükis on pikk kirjeldus sellest ja ma tahaksin lugeda mõne lõigu sealt. Esimese Moosese 18 alates 1. salmist kuni 3. Ja issand ilmutas ennast temale Mamre tammikus, kui ta istus telgi ukse ees kõige palavamal päeva ajal. Ta tõstis oma silmad üles ja vaatas, et näe, 3 meest seisid ta ees ja nähes neid, tõttas ta telgi ukse juures neile vastu ja kummardas maani ning ütles, issand, kui ma sinu silmis armu leian, ära mine oma sulasest mööda. Ja 3 meest tulevad Abrahamiga kaasa ja ta valmistab neile toitu. Abraham hea meelega hoolitseb oma rändurite eest. 8. salm ütleb, ta tõi võid, piima ja vasika, mis oli valmistatud ja pani nende ette. Ta ise seisis nende juures puu all, kuni nad sõid. Ja nad küsisid temalt, kus su naine Saara on? Ja Abraham vastas, seal telgis. Siis üks neist ütles, ma tulen sinu juurde kindlasti tagasi aasta pärast samal ajal ja vaatuse naisel Saaral saab olema poeg. Nüüd Abraham mõistab, et ta ei ole vastu võtnud lihtsalt 3 rändurit, kelle eest on hoolitsenud ja neid toitnud. Lihtne külaline ei tea Abrahami elu salajasi mõtteid. Jumala plaan töötab ja ta saab poja. See on imeline, kui mõelda, et Abraham, kes on mures, mis saab edasi, kuigi teades ja usaldas Jumalat, saab kinnitust sellele, mis on talle öeldud. Tema külalised annavad sellele küsimusele vastused ja teatud mõttes pinged langevad. Ta teab, et Jumal teeb, mis on lubatud. Vaevalt, et ta kohe mõtles selle peale, et ta on vastu võtnud ingleid. Kuid kui mehed hakkavad minema ja suunduvad edasi oma teekonnale, läheb Abraham nendega kaasa, sest ta hakkab mõtlema, et huvitav, kuhu nad lähevad. Oleks ju huvitav teada, mida need inglid teevad. Ja kui nad lahkuvad siis 16. salmist, siis tagasi 1. Moosese 18-16 edasi, siis mehed tõusid sealt üles ja vaatasid alla Soodoma poole ja Abraham läks koos nendega neid saatma. Ja issand ütles, kas ma peaksin varjama Abrahami eest, mida ma tahan teha. Sest Abraham saab ometi suureks ja vägevaks rahvaks ja tema kaudu õnnistatakse kõiki maailma rahvaid. Sest ma tean temast, et ta käsib oma poegi järeltulevaid sugu hoida issanda teed ning teha, mis on õige kohus, et issand võiks anda Abrahamile, mis on temale tõotatud. Siis issand ütles, hädakisa Soodoma ja Gomorra pärast on suur ja nende patud on rasked. Sellepärast ma lähen alla ja vaatan, kas minuni jõudnud kisa kohaselt on nad teinud kõike seda või mitte. Ma tahan seda teada. Siis mehed pöördusid ära ja läksid Soodomasse. Aga Abraham jäi seisma issanda ette. Ja Abraham astus ligi ja ütles,
kas sa tahad tõesti hävitada õige koos õelaga? Ja, Abraham teab, et Lott elab Soodomas. Abraham kuulis seda inglitelt ja ta nüüd kaupleb, issand, aga ta kaupleb Jumalaga Loti elu pärast. Ta ütleb, et 32. 33. salmis ärgu süttigu põlema issanda viha, et ma veel üks ainus kord räägin. Vahest leidub seal 10 õiget. Ja tema vastas, ma ei hävita 10 pärast ja issand läks ära ja oli lõpetanud kõneluse Abrahamiga, Abraham läks koju. Soodomas oli ainult mõned õiged alles jäänud. Ja kõik see oli tõusnud üles Jumala ette ja ta pidi midagi tegema. Ja need mehed olid Eegonal täitmas oma missiooni ja järgmine peatükk on mõttes korduv 18. 19. ütleb, et Tott võtab samuti ingleid vastu, annab neile toitu, arvates nad on inimesed. Kuid siis juhtub midagi. 19. peatüki 3. salm ütleb, me hävitame selle paiga, kuna hädakisa nende pärast issand ees on suur ja issand on meid läkitanud seda hävitama. Inglid täidavad oma ülesande mõlemal korral. Nad annavad hea sõnumi Abrahamile, kuid hoiatavad ka selles, mis on tulemas. Ja nüüd on nende ülesanne tuua Lott välja Soodomast. Ja kui Lott ikka veel kõhkleb ja ei suuda aru saada, mis toimub, salm 16 ütleb, ja kui ta veel kõhkles, siis haarasid mehed tast kinni ja ta naise käest ja ta mõlema tütre käest, sest issand tahtis teda päästa ja säästa. Ja nad viisid ta ära ja jätsid ta väljaspoole linna. Me ei tea täpselt, kas Soodoma Gomorra hävitati 2, 3 või rohkem ingli poolt, kuid see piirkond muutus elamiskõlbmatuks. Lotti ellu. Abrahami palvele vastati. Ta võttis vastu taevaseid saadikuid, algselt mõeldes, et on inimesed, aga nad olid inglid. Me võime ise edasi lugeda nii Abrahami kui Loti elust ja teada seda, mis edasi toimus. Kui tagasi Heebrea teksti juurde, ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi mõned ise seda aimamata vastu võtnud inglid. Kui Abraham ei oleks ingleid vastu võtnud, ei oleks ta saanud kinnitust oma poja sündimuse kohta ja me ei tea ka, mis oleks saanud Lotist. Tahaks lõpetuseks lugeda teksti Rooma raamatust, seda sama 12. peatüki, korrata neid samu 11. ja 12. salmi, sest need on jäänud teatud mõttes resoneerima selle mõtte peale. Teenige issandat ülimatu innuga ja vaimult tulisena. Olge rõõmsad lootuses ja vastupidavad viletsuses, püsivad valves. Olgu see tekst meile julgustuseks olema innukad Jumala teenimises. Ja kui me ka oma elus kohtume kellegagi, siis me ei tea, kellega me kohtume oma päevatoimituse tehes. Olgem lahked ja hoolivad üksteise kui ka kõigi suhtes. Lahkus on kristlase üks väljapaistev lahutamatu omadus, mis teda teistest eristab. Ja lubagem seda välja paista. Ilusat rahupäeva ja palju unistusi teile. Ma sooviksin, et me jääme korraks palvesse. Kallis taevane isa, ma tahan tänada nende julgustavate sõnade eest, mida me oleme lugenud. Me teame, et sina oled alati meie lähedal. Sa tahad, et me jagaksime seda head, mida me oleme sinult saanud ja kirgaksime seda headust ja lahkust, mis meis on. Ma palun, et me ei unustaks, kui me kellegagi kokku saame ja kedagi näeme ja suhtleme, olla viisakad, lahked, olla sinu täiuslikud, õiged esindajad, levitades seda head sõnumit, mida me oleme sinu käest saanud. Me palume sinu juhtimist ja sõnumunistusi meie elus. Me palume ka õnnistusse rahupäevale ja edasise piiblitunnile. Ja me usaldame endid sinu kättesse, teades, et
sina teed meie jaoks parima. Me täname sind Jeesuse Kristuse nime läbi. Aamen. Ja nüüd võime siis lõpuks laulda ja valime laulu number 342 ja vene keeles 375. 342 ja 375. Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja püha vaimu osadus olgu meie kõikidega, aamen.